see lugemiseks. Kaja Tampere, kuidas selle vastuvõtt on olnud Eestis ja kuidas selle vastuvõtt on olnud Soomes, kui on tuttavad soomlased seda ka lugenud? Soomlased on olnud väga elevil ja nad on tahtnud seda väga lugeda ja Kesk-Soomes on ka olnud niisuguseid mõtteid, et et peaks nagu tõlkima ja on palutud ja et ma räägiksin, millest see raamatus kirjutatakse ja eile öösel mulle üks Kesk-Soome Eesti seltsi inimene saatis SMS-i, et oi Kaja, et ükski eestlane ei ole soomlastest veel nii sõbralikult kirjutanud kui sina, et nad on kuidagi väga puudutatud sellest raamatust. Eestis ma olen ka natuke jälginud, kuidas need edetabelid ja et ma vaatan, et Rahvaraamatus ja Apollost on ikka natukene seal edetabelites ka olnud, et mitte nüüd päris kõige rohkem müüdud raamat, et kuidas nagu on vastu võetud, et ma arvan, et see ostmise number ka natuke näitab, et on ikka seal esimese 10 raamatu seas, mida on ostetud, et võib-olla ta on olnud huvitav ja siiamaani ei ole nagu sellist tõsist kriitikat ka tulnud, kuigi ma ei kujuta üldse ette, kuidas nii isiklikku asja saaks kritiseerida, et siin on nagu 2 võimalust, et kas meeldib või ei meeldi ja ühele meeldib ema ja teisele tütar, et nagu selles mõttes, keda on huvitanud tõenäoliselt, need on selle raamatu siis võtnud ette ja kas meeldib ja ei meeldi, ega ühele omamoodi, aga vähemalt reflektsioonid või tagasisidet minule ei ole olnud nii väga kriitilist veel siiamaani. Kuivõrd minu sarjas on vist üks raamat ilmunud ka mitte maa, vaid linna kohta, siis ma mõtlesin seda lugedes, et võib-olla oleks olnud ehk õigem panna pealkirjaks Minu Jyväskylä. No Jyväskylä ei oleks hästi müünud, ma arvan, et see on selles mõttes, ma vahepeal mõtlesin, et see oleks võinud olla Minu Kesk-Soome. Aga vaata, see on selline reklaamiteksti tegemise küsimus, et mida sa paned pealkirjaks, et need ei ole need ei hääldu nii seksikalt, et seda oleks võinud pakkuda, et Soome on selles mõttes, ta on ka poliitiliselt korrektne, et Jyväskylä on see Kesk-Soome ja ta on nagu see Soome. Et Jyväskyläs on nagu esimene soomekeelne ülikool ja esimene soomekeelne gümnaasium ja ta on nagu selle soomekeelse Soome kultuurikeskus, et selles mõttes ta on korrektne, et kui oleks Helsingis kirjutatud ja pealkiri oleks olnud Minu Soome, siis ta oleks olnud niisugune väikese sisepoliitilise ebakorrektsuse maiguga, sellepärast et Helsingi piirkond ja see Lääne-Soome, et ta on ikkagi väga Rootsi kultuurimõjutustega. Kui Minu sarja raamatutest rääkida, siis suurem enamus, kes on kirjutanud sinna, on noored inimesed, kes on läinud võib-olla ennast otsima, võib-olla neil on kodumaal jäänud kitsaks või on mingisugune muu häda või mure või lihtsalt igav hakanud. Sinu puhul ei ole asi päris nii. Ma olen ka väga noor tüdruk veel ju. Jah, aga ütleme, et sinu puhul ei ole nagu mingisugust seiklust otsimist. On ikka seiklus ka. On ikka seiklus ja on eneseotsimine ja on nagu eneseproovile panemine ja no aga mees oli sul ikkagi enne olemas. Elukaaslane ja elu. See mees pole ainukene asi, mis on nagu seiklus, et lihtsalt väga paljude naiste puhul on see niimoodi, lähevad välismaale, leiavad mehe ja otsast saab. Aga mul võib-olla on see asi, et ma olen Saaremaalt ja saarlased on üldse sellised meremehed ja mu vanaisa oli meremees ja selline reisimine ja mööda maailma huvitavate kogemuste otsimine, et see on nagu veres, ma arvan, et selles mõttes mu abikaasa, kes on setu juurtega, tema on väga paikne ja see on nüüd praegu näha ka, et tema ei ole nagu seiklema tulnud minuga koos, aga see süsteem niimoodi toimib, et ega see vanus ei ole nagu mingi piir, et see on nagu inimese sisemuses kinni, et kas sa tahad maailma avastada ja kas sa tahad kogeda, kas sa tahad ennast proovile panna, et minu puhul see on ikkagi ka proovile panemise küsimus ja selline enda testimine, et kas ma saan hakkama ja ka tahtmine midagi nagu teistsugust kogeda ja teistsugust ja uut õppida veel. Mina olen olnud ka eksiarvamusega ühis, et eestlased ja soomlased on väga sarnased. Selle raamatu lugemise järel ma mõtlesin küll päris pikalt, et soomlased on hoopis teistsugused inimesed. On ikka, muidugi. Ja eks nad on sarnased ja ka nad on ka erinevad. Nad on nii nagu iga inimesega on, et meie sinuga oleme eestlased, eks ole, me oleme mingis mõttes sarnased, aga me oleme ka mingis mõttes väga erinevad.
tõenäoliselt temperamendilt ja väärtustelt ja põhimõtetelt ja aga mulle jääb mulje, et soomlased on temperamentsemad. Kohati jah, eestlane on selles mõttes passiivsem ja loium sisemiselt, aga soomlane on välimiselt sellisem aeglasem ja eestlane on välimiselt nagu sellisem temperamentsem ja nagu actionit, liikluseski kas või vaatame, et kuidas nagu reageeritakse hästi kiiresti, aga soomlasel on selline sisemine varjatud temperament, mis on hästi jõuline, et mis tuleb näiteks konflikti olukorras välja, mis tuleb näiteks välja, kui nad tangot tantsivad, mis on hästi huvitav asi, et pane sa eestlane tangot tantsime nagu puunui, et ei kuidagi seda nagu temperamenti saa sinna taha ja näiteks ka söögivalikute kohal, mis minu jaoks oli täiesti kummaline, et kui me läheme ülikooli sööklassi sööma eestlane ja 2 soomlast, siis soomlased valivad reeglina äärmiselt vürtsikaid toite ja mina otsin siis sealt valikust midagi, mis minu eestlase nagu talupoja kõhukesele niisugune leebem tundub, et jah, niisugused huvitavad erinevused, vasturääkivused. Aga nagu sa siin raamatus eessõnas ka kirjutad, et see mõnes mõttes on ka sinu kahekõne Soomega, et see kahekõne kestab veel edasi? Kestab ikka jah, täitsa tore on ja mul on veel praegu seda lepingut suveni, eks siis paistab suvel, mis edasi tahab, siis katsume, kus suunas tuul on ja kuhu elu viib ja mis põnevaid väljapakkumisi ette tuleb. No kuivõrd oled blogipidaja, siis neid mõtteid jätkuvalt paned sa kirja ka? No ikka. Või seda kahekõnet? Ikka panen jah vahepeal, aga vahepeal on ka niimoodi jälle, et asju tuleb nii palju, et ma ei jõua enam kirjutada. Et mõtteid ja olukordi on nii suurel hulgal, et ei suuda fikseerida. No näiteks ma eile tulin Lõuna-Poolast ja olin lumetormis ja tahtsin sellest blogisse kirjutada, aga võt ei ole niisugust aega enam, et sa need mõtted kinni püüad ja paberile paned. Et see oht on küll viimasel ajal tekkinud, et tegemisi on nii palju, et kirjutamise jaoks on nagu vähem aega jäänud järgi. Aga soomlaste seas nii-öelda eestlasena elada, eks see on jälle iga inimese jaoks nagu erinev, aga et põhimõtteliselt võiks see nagu eestlastele sobida. Põhimõtteliselt see sobiks eestlastele küll selles mõttes, et ei ole nii kardinaalseid kultuuri erinevusi, et kõik, ja tegelikult kõik on ikkagi sus endas kinni, et milline su enda eelhäälestus on, kas sa oled valmis integreeruma või sa ei ole valmis integreeruma. Ma siin täna ka mitu korda ütlesin seda integratsiooni asja, et see on see põhi. Et see on perekonna tasandil, see on riikide tasandil, rahvuste tasanditel, et tegelikult me sobime kõik kõigiga, kui me ainult nagu selle nagu teadlikult enda jaoks lahti mõtestame, et mida me teeme, miks me teeme ja mida see kõik tähendab, et me seda teeme. Et kui me hakkame eeldama, et näiteks kui ma lähen Soome elama ja ma eeldan, et nemad saavad minust aru ja nemad võtavad mind sellisena nagu on, me eeldame liiga palju, me peaksime ise nagu proovima nagu esimest sammu astuda ja üritada nagu sobida ja vaadata, et kas see sobib meile või ei sobi meile, kas me suudame seda erinevust aktsepteerida või ei suuda. Ja isegi kui me ei suuda seda aktsepteerida, siis mõista ikkagi saab, et miks teine nii teeb või mis põhjused sellel on, et mu meelest on see õudselt oluline inimeste vahelistes suhetes nagu jääda sellele tasandile, et sa annad teisele ka selle võimaluse olla see, kes ta on ja üritad sellest aru saada, et mida ta teeb ja miks ta nii teeb. Et see vähendaks inimeste vahelisteski suhetes maru palju konflikte.